ja valiti CT pool ja saame tänase päeva viimase mänguga pihta alustada. Ja kes on uus, kes mõtleb, et oi, juba on kõik, kas rohkem ei saagi näha, siis mul on hea meel teile teatada, et siin kanalis nüüd kuni detsembri keskpaigani iga nädal näeb kõvasti e-sport, et iga pühapäev on meil meistriliiga mängud. Seekord on jah laupäeval, aga järgmisest nädalast pühapäeviti ja siis kolmapäeviti hakkavad olema esiliiga mängud ja loodetavasti esmaspäeviti teise liiga mängud. Aga et teise liiga mängud toimuks, siis pange ennast kirja. On veel mõni vaba koht, et saaksime teise liiga avada. Just round, aga siin nüüd kiiresti peale alanud hüpatakse läbi Smoke'i otse AK-47 recoil sihiku ette. Küll aga ainult üks kill, mis võeti. Ja nüüd kiiresti B poole teel ollakse, Maritsuk ja Riks, mõlemad leiavad killid ülesse. B puhtaks tehtud copycat. Koos. Vaikselt tulemas. No, Smoke feidib neil eest ära ka, Kitty aga ei ole, peavad siin kiiresti liigutama vähegi. Siis mängi asukohta nad ei tea, aga asukohtasid ei olegi vaja. 2 killi. Juba käes, kas siit tuleb kolmas ka? No Mardik nii madalate elude peal on, teiselt poolt hoopis leiab Rits ülesse ja Mardik. Missioon võimatu, nüüd Mardikul on, siin proovib defuse'i canceldada, aga AK-47 recoil võtab issi siit roundist. Uskumatu. Kes see oli, kes siin issi soovis, sai oma soovi täidetud? Jaa, täpselt nii, esimest roundist kohe ace ja nii kerge. Saab see roundi kätte, no mina väga ei usknud, et kahekesi mindi siit retake'i tegema, pommel plantitud Kitty ei olnud, aga Ace tuli ära ja sellega ka roundi võitsin nii kerge jaoks. No JS sai blandi maha, tähendab seda, et saavad siia roundi sisse osta ja selle osuks on 3 Mac-10 ja 2 riflit. No kas Macid teevad siin praegu killid ära, hetkel küll ei tundu, pant saab siit ühe kätte. Mängijate eelis, pärast deathmatchi jääb ikkagi Chances'e kätte. Mängi eelis. Kui timeril minut 20 on kindlasti asi, mida sa tahad näha, kui sa terve poolel mängid. Ja nüüd võtab Chances'is tempo alla. Siin lastakse kirikuõpetajal vaadata ja kirikuõpetaja võib siit selga saada. Kui ta õige taiminguga välja vaatab, aga tundub, et ei tule kirikuõpetaja, no ühe killi saab ja nüüd on tegelikult ka teise mängija asukoht teada. Flashitakse sisse, leitakse ka teine miidi mängija ülesse. Shailulu üksinda ja nüüd B-side'is tema asukoht on ka teada. Juba viiaks A poole, aga ei jõuta plantida. Mardik saab selle killi kätte. See AK-47 recoil on siis Pagar Kalle meil, jah? Jah. Kohe see on life round ka. Aga no, Pagar tegi siin hea esimese roundi. Küll aga teine kohe kaotati ja noh, nüüd on nii kerge ökonomika korralikult damaged saanud. Armorid siia roundi ja Eiko järgmiseks, kui seda roundi ära ei võideta. Võib siin Genesis ennast üsna mugavalt tunda. Aga võtab Genesis äärmiselt rahulikult seda roundi. Siis teab, et tegu on best of 1-ga, et ühtegi round ei tohi siin niisama ära visata. Eriti kuna nad ei tea, mida nii kerge teha võib. Võib olla stack A-s, võib olla stack B-s. No, nüüd õnneks mängib üsna defaulti siin nii kerge. No, nii kergel ei ole mitte midagi kasutada. Üks flash. Kogu tiimi peale, mis kappa käes on, Kirkup saab siit
pagari kätte. Ja no, nüüd on Genesisel kõik olemas. B-lobi, top-mid. Vaja liigutama hakata ja no, siin liigutatakse Riks ja Kiriku mõlemad. Killid leiavad, Kappa saab siit tiigliga ühe, aga tuleb treid vastu. Kvant nüüd viimasena järgi. 1-4 olukord. Kõik mängijad juba ümbert ära taganenud. No, Kvandil ei ole siit ka midagi kuskilt lootida. Riksi relv on saadaval, aga Riks oli B-side'is. No, sinna on peaaegu võimatu jõuda, aga kui siin Genesis piisavalt palju huntima tuleb, siis on Kvandil äkki võimalik mõni teine mängija kätte saada. No, esimene sihtmärk Nunn. Juba tema poole teel on. Kuuleb ära, tiigli esimene lask läheb mööda, teine küll hitib, aga mitte pähe. Ja Nunnaga lill lõpetab selle töö, teine round Genesisel olemas. Siin ei saa Face'it loobi lahti hoida, spoilib ära järgmise roundi. Aga noh, ma arvan, et siin kõik mõtlevad inimesed saavad aru, kes siin roundi sellis seisus on. Full Echo nii kerge poole pealt. 1-5-7, 1B250, 2B250 ja 2 granaati nende poolt ostetud. Ja 4 stack B-sse. No, seniks kuni Genesis ilma utilitita B-sse ei jookse, peaks üsna turvaline round nende jaoks olema ja liiguvad viiekesti miidist ülesse. No, pommiga mängija jäi siin muidugi banaani hoidma, et kui pomm vahele jääb, võib ka katastroofi kaasa tuua. Aga hetkel liigutakse ikkagi vaikselt ja tundub, et siin saavad päris head kontaktid. Riks kindlasti kuuleb, et palju samme sette poolt tuleb. Kirik võtab esimese, Martik teise. Jääb veel ühe, pagar langeb. Ja Shailulu viimasena järgi. X versus 5 olukorras. No, kõige parem lootus, et äkki saab siit tinki Riksile pihta ja see relvaga minema, aga no ei. Riks ilusti valmis ja toob Genesisele 3. raundi ära. Aga nüüd esimene ostrand mõlemal tiimil. Ja nii kergel ei ole kõige parem ost. Shailulu. Mängime MP9-ga, Kappa Famasega. Aga saab kätte esimese killi, Riks on langenud. No, Kappa leiab siit veel, Kappa leidis kõik need killid ülesse. Läks väga kehvasti selle observimisega. Jah, kuidagi järsku tuli need killid. Ja, pomm banaani ees maas, aga pomm hetkel Mardikut ja Kiriku õpetajad ei sega. Kiriku jääb Hardul vahele. Ja Mardik 1-5 olukorras. No, mingit damage'it on tehtud. Shailulu 36 peal, Kappa 10 peal. Aga ei tule siit midagi. Nii kerge võtab teise raundi ja kuidagi üllatavalt kergelt. See round ka neile tuli ja nüüd ma hakkan juba natukene Genesises ka kahtlema. Ja Genesis ju eelmise hooaja võitja. Vägevad finaali nad mängisid ja seal võidu kätte said. Nii kerge samas. Mängis esimese hooaja finaali. Truck Driverite vastu oli ka vägev best of 3. Minu meelest 3 mapis 2 läksid overtime'ile. Kus lõpuks pidid tunnistama Truck Driverite paremust, aga minu meelest sellest ajast ongi ainult Kappa nende tiimis järgi. Nüüd aga
on siit jällegi top midist hästi Chess läbi saanud, aga veel paremini Shailulu leiab selle selja ja võtab siit need killid ära. Riks küll liigub saiti sisse, aga siit on väga suur töö, mis ta tegema peab ja ei leia ühtegi. Talle saab siit killi kätte ja langeb ka kiriku õpetaja. Jällegi siuke round, kus siuke tunne, et Chess kõik mängijad tegid oma asja. Et jah, saadi Shailulu väga hästi tuli õigel ajal läbi smogi, sai sealt 2 mängijat kätte. Aga ei olnud nagu JSS-el mitte midagi muud siia raundi pakkuda, 3-3 skooriks JSS-e poolt taimud ka. Asjad läbi arutada. Ning jah, tegu on best of 1-ga, et siin paar halba raundi võib juba kogu mängu maksta. Ning jah, otseselt ühest võidust või kaotusest midagi ei sõltu, aga ikkagi pigem tahaksid esimest nädalat alustada võiduga, et need 3 punkti endale kätte saada. Vaatame, kõva chatimine käib. Mängijad chatis korda, et timeoutid liiga pikad. Võib ikka lühemaks teha. Ma ütlen ausalt, need timeouti settingud, need jäid nii, mis Face'it defaultis pani, ma isegi ei hakka nüüd vaatama. Ma vaatan, et 4 timeout oleks nagu reeglites isegi mõelnud selle pikkuse peale. Aga see kohutult pikk minut on lõpuks läbi saanud. Ja raund üsna kiiresti alanud Riks jälle. Esimesena vahele. 4-5 olukorras. Siin ollakse, aga saab killi kätte 4-4 olukorrad võrdsustatud. Ja top midis läheb siin kohe üks kirikõpetaja vaatab peale. Saab kontakti kätte, leiab ülesse killi. 2 mängija eelis. Chessise käes, kuidas nad seda ära kasutavad. Copycat peab seda vähemalt 2 võtma tiimile võimalus anda. Ja ei saa ka esimest. Kiriku 4 eluga võidab selle duelli ja Shailulu viimasena järgi. Aga jah, miks me panime rohkem timeout'e? Oli see põhjus, et mängijad millegipärast tehniliste pauside asemel, hüümärk tekk asemel võtsid tavalisi pause ja neil said lihtsalt pausid otsa. Ja siis me millalgi eelmise hooaja keskel lihtsalt suurendasime timeout'e, sest et kuigi Ryaniga mõlemad andsime mängijatele teada, et hüümärk tekk peaks tekk pausi võtma, siis mitte keegi ei kasutanud seda. Et siis meie fix oli see, et anname lihtsalt tavalisi timeout siis juurde. Ja kõige hullem on see ka, et mulle nüüd hakkabki tunduma, et huvitav, kas see tehniline paus üldse töötab või? Not. Peab kellegi neti välja kiiresti lülitama, siis saab kohe teada. Esiliigas ütleme kellelegi, et lihtsalt proovige võtta. Jah. Sest et jah, eelmine hooaeg minust mitte kordagi võetud tehnilist pausi, aga mängijatel oli probleemi küll, et kaoti serverist ära. Võib-olla isegi me võtsime, aga ma ei ole nüüd 100% kindel. No, vaatame igastahes järgmine timeout on läbi ja lähme uuesti mänguga edasi. Oost mõlemal tiimil üsna korralik 5 AK-d. Siin poole pealt. Aga AVP klandi kätes. Mängib number 5 on siin B-pool AK-ga mängimas. Võidab AVP-ga mängimas. Hetkel veel killi kätte pole saanud. Aga siin ongi küsimus, kas siis läheb nüüd tervet B-lobby enda kontrolli alla võtma. No, pigem vist peab minema, sest top midis neil kedagi pole. Martin Kingsin ta on hoidmas, aga no ei lähe see B-lobby võtmine hästi, aga liiga vara hakkasin rääkima. Kiriku
leiab lõpuks mõlemad killid üles ja nüüd on täiesti avatud sait tema kätes, aga ei olnud smoke'i, mida Krossi ette panna. Kui Kross läks, Pagar Kalle kohale jõudis. Ja no Mardikul ka nüüd keeruline, pomm on siukses veidras kohas maas, et kuidas see nüüd kätte saada. No, seda siis ju saab, kui Pagar peale ei vaata. Otsustab pilleri taha ära plantida. No, kas Pagar nüüd see plandi peale aktiveerub? No, võtab siin rahulikult copycatiga koos nüüd. Tuleb saiti ja no, kindlasti õige idee on siin kahekesti liikuda. Aga kui Mardik vaatab õige taimingu peale, tagumise mängija kätte saab, võib seda olukorra üsna põnevas keerata, aga seda taimingu lasta hetkel maha. Mõlema mängijad on juba saiti kohale jõudnud, aga teevad siin häält ja no, Mardikule vihje olla võiks. No see smoke popis küll nii kehva taiminguga ja nüüd on Mardik smoke'i taga kinni, liigub siit läbi. Aga ei leia neid kille. Et jah, mängis ennast üsna kehva positsiooni ka, kui plantis sinna Fountainisse pilleri taha ja siis läks ise CT-sse, et pommi enam ei näinud ka. Ja üritas mängida kindlasti killi peale, et saab selle killi kätte, et siis on kergem olukord, aga natuke timing natuke liiga hilja ja pärast seda smoke on juba põhimõtteliselt võimatu seda raundi võita. Täpselt nii ja mäng taas kord viigis 4-4 skorpõrdi peal. Kui Chessis raundi kaotas, siis taas kord said endale rifle'id kätte, siit ta ka kaotab esimese mängija. Kuuga jääb noodile vahele. Aga samal ajal nii kerge otsustab, et ühes skillis piisab, võivad nüüd saiti ära taganeda ja loobi kontrolli käest ära anda. Seda aga Genesis läbi hammustada tõmbavad ise tagasi ja lähevad hoopis kogu tiimiga top midi üle võtma. No, neil on natuke utility, mida kasutada. 2 smoke'i flash, 3 smoke'i, 4 smoke'i. No, siin saab ju tegeleda küll Kvandile. See smoke ette saab Molotovi vastu. Aga kuna mitte kedagi B poole ei jäeta, saab nii kerge juba ühe mängija B-st minema saata. Sekundit aega, see saiti jõuda. Pikät leiab üles kiriku, Shahilulu laseb kõik need lasud mööda ja annab siin Chessile võimaluse, aga taimer hakkab juba vaikselt. Peale pressima on vaja nüüd saiti kohale jõuda, Rick saab ühe killi kätte. 3 olukord. Copycat. Siit veel ümber ringi tal mängijad Mardik. Saab siit killi ja jõutakse ikkagi plant ka ära peaaegu teha. Kapaga denibe selle planti ära ja nüüd on 1 versus 1 Rixi vastu. Rixi 5 sekundit, ta peab kohe plantima hakkama ja kas Rix commitib see planti? Jah. Plantib pommi ära, aga Kapa jõuab Silentiga piisavalt lähedale ja saab seda diffuse'i tehtud ja läheb nii kerge seda mängu juhtima. No jah, ma oleks tahtnud näha, et Rix hakkab plantima, lõpetab ära ja liigub vastu Kapale. Jah, et võib-olla näitab, et võib-olla see enesekindlus päris seal ei ole, et võib-olla nagu üleeldine mängupilt on praegu näidanud, et see nii-öelda teooria on seal, aga võib-olla see mootor nüüd nii õlitatud ei olnud, kui oli eelmine hooaeg, et võib-olla natuke annab tunda see, et suvel nii palju rääkitud pole. Vaatame, mis see mäng edasi toob. No ei ole väga rõõmus round siin Genesis fännide jaoks. No Kvisis ostuga. Raundi sisse tuldi 2 AK-d, Khalil ja 2 Tech9-i. Genesis raundi kaasa võtnud on, aga kui Genesis teeks nüüd A-poole kiirema raundi, võt siit võiks suur edu neile tulla. Ainult 2 mängijat hetkel saidis hoidmas. Rick saab esimese kätte, kas oodetakse suurest liivast veel teist mängijat ka, Copycat ja mitte midagi, Nunna. Tech9 võtab selle killi. 2 versus 3 ühe mängi eelis Genesise käes. On vaja nüüd kiiresti pomm maha saada. Ja Kapa kahekesti retake imas.
said päris lähedale, saab siit esimese kontakti kätte, kuuleb, et pea kohal on ka mängija. Aga ei suuda siin Mardikuga tegeleda, Shailulu. Mardiku saab kätte, teab ka Kuuba asukohta. Aga kas tõesti kuulid on otsas vaja USB-ga see duell ära võita? Ja ei, kummagi lasud ei connecti. Lõpuks Kuuba jääb selles duellis peale 45 eluga, siit pääseb, aga no see ei olnud ilus, mida vaadata. Sellegi poolest Genesis hoiab selle mängu pingelisena 5-5 hetkel scoreboardi peal. Ja 2 raundi veel esimest pool aega mängida. Ja seekord teine tiim, kes ilmselt aga mängib veab nii kerge ökonoomi lõpuks murtud. Genesise võimalus 5-7 pool aeg. Siit veel välja võtta ja no hetkel kõik tähed näitavad selle poole. Järjest kõik killid. Tulevad Genesisele. Shailulu ja Kappa. Kahekesti järgi B-playerid. Shailulu. Juba päris kaugele kuuleb, et spämmitakse. Armor olemas ja saab siit peaaegu hea headshot, aga teiselt poolt tuleb Kiriku Mac 10-ga ja siia see lõpeb. Kappa veel B-sainis hoidmas. Ja no Kappa võib siin veel päris kaua elus püsida, kui ta selle killi kätte saab. Kiriku õpetaja Mac 10-ga on siin otsimas, aga ei saa Kappa tiigel seda mulletit pihta. Ja esimese poole viime round ei ole ka siia praegu nii kergel väga palju raha, et tõesti 5-7 Genesise jaoks võib siit tulla. Kui me vaatame seda ostu, mis nii kerge sai 2 keel. Mängijad raitite peal, aga Famas teeb siit Kappa käes praegu päris head tööd. Saab veel Kappa minema ka 14 elu pealt. Tundus küll, et need Molotovi tikid võivad elu lõpetada, aga ei. Tugev raundi algus siin tiimile Kappa poole pealt ja no mida Genesis nüüd teeb? 2 mängi eelis vastastiimil. No, kõige loogilisem valik. Lähme B-saiti, seal üks mees on pehme. Famasega. Ei tea, et täiseludega AK-ga mängija on ka siin kõrval olemas, Shailulu. Saab kätte Mardiku, kuuleb, et siin on veel neid samme. Ei taha Genesis enam ümber mõelda, tahavad siia praegult committida. Viimasena järgi. 1-5, päeva teine ace. Ei, mitte midagi. Nunna poolt. Ja ei tulnud seda 5-7 poolega ka, nii kerge ikkagi keerab selle raundi ümber ja 6-6 skoori pealt me teist poolega mängida saame. Ja, chatis näen ka Copycat 1-8. Aga no tegu on hooaja esimese mänguga ja meil on veel 6 mängu nädalad pärast seda, et siin on kõikidel mängijatel aega, et oma vormi parandada ja paremaid tulemusi näidata. Järgmised mängud juba järgmisel pühapäeval kell 6 algusega, täpselt samamoodi 4 best of 1, kui peate silmas meistriliigat, aga esiliiga hakkab ka meil järgmisest nädalast, et kolmapäeva õhtul kell 8 esimene mängupäev on ja neid mänge juba siin samas kanalil näha saab ja kommentaatoriteks Arno, Flipsi, Mõisnik, et pole veel ära jaganud, kuidas siin esimeste mängudega teeme, aga see hooaeg kindlasti näeb palju rohkem CS-i Cleveri kanali pealt. Kas see on 3-3-2? Ei, pigem ei usu. Pigem ei usu, et on. Nii oli veel taimud ka enne booster roundi. Ja saame näha, kuidas nüüd nii kerge Tero poolel.
hakkama saab ja hetkel liigutakse viiekesti koos second midist. No, kui siit nüüd A poole minnakse, siis päris tugev vastupanu, 4 mängijat on Genesis A-saiti jätnud. Kiriku võtab midist esimese kontakti. Aga kui lasku tal pihta ei lähe, Mardik aga kõrvalt toetamas. Mardik leiab ühe. Aga nüüd on Mardik ka üksinda A-saiti järgi jäänud. Genesis on 4 mängijat, aga 4 peale said kätte ainult 1 killi, mis tähendab seda, et Kuuba on jäetud 1-4 olukorda. No, Kuuba leiab esimese. Ja 1-3 veel järgi, Kuuba on kitt ka olemas. Et teoorias siit midagi välja võtta, aga Shailulu ei luba sellel Riftegil kaua sündida. Võtab ära viimase ja läheb nii kerge teisel poolel mängu juhtima. Teise raundi ost Genesisi poole pealt forstatakse sisse 2-9. 2-5-7 tiigel. Keeruline. Kindlasti see round Genesisi jaoks. Ja siin jällegi pannakse suurem rõhk A-saidi peale. B-st on Kuuba juba banaani lähedale liikunud. Ei ole siin rohkem smoke, kui smoke ära feidib, tõenäoliselt siit ära taganema peab ja no nii kerge poolt ei ütleks, et nad praegu see pildiga A-saidi peale commitivad, et pigem ootavad seda banaani smoke'i feidimist ja siis hakkavad ka B poole liikuma. No vaatame, kas Pagar leiab midist. Saab küll kontakti kätte, aga välja ei võeta ja no siin peab ettevaatlik olema Mardiku MP9. Ka sealpool valimis Pagar leiab ühe, aga Riks kohe treidimas. Ja nüüd juba kuuleb ära, et see mängijad B-saiti jooksmas on. No ei ole lihtsalt Kuubal mingit head relva siin 5-7-iga proovib külle võtta, aga lasu teinud connecti mitte kellegagi. Lõpuks saab ühe tinki pihta, aga kvant ikkagi ei lange. Ühe eluga jääb siin ellu Nunni Riks. Lahendamas. Nunen endale Galili kätte saanud on Normal ka olemas, aga sellega kille ei too Riksil. Keeruline olukord. Aga no, kvant on ikka väga pehme ja no, Copycatile ka 55 damage'it. Vaja kindlasti sooritada. Küll aga ei ole kitt ja timer on juba üsna madalale tiksunud. Riks veel midagi leida, aga no hetkel ega tal ei ole võimalik taganeda ka. Leiab üles Kvandi, kas Kvandil oli ka rifle? Jah. Aga vastu upgrade saab kätte ka teise killi. No, oleks siin aega. Oleks võib-olla võimalik ka midagi selle pommiga teha, aga aega on juba otsa saanud. Nii kerge võtab ära 8. raundi ja Riks peab leppima, et saab AK-ga ka järgmine round mängida. Rifle ainus, mis siin Genesise poolt hetkel saadaval on. Mardik sai endale M4 juurde ja 2 MP9 ka siin peale järjekorda force, mis siit Genesis teeb ja hetkel on ühe mängija eelis nende käes. Kuidas läheb? Banaani mängijatel siit on nüüd võimalik veel üks mängija A-poole ära saata ja juba näeme, et Kuubaga sinna jooksmas on. Kas jah, kirikuõpetajal on üks smoke veel, et no järgmised 30 sekundit B-sse. Nii kergele asja pole. Saadki top midist läbi liikuda, Mardik. Saab esimese kätte, saavad aga kuulid otsa, muidu oleksid vist veel võtnud. No Riks on elus, aga Riks on 22 elu, on siin tiimikaaslast abi vaja. Kuni Kuuba ja kiriku lähedale jõuavad, no selle Molotovi eest saab siit põgenema, Kuuba on ka juba seljas kohal. Pagar Kalle nüüd üksinda 1-2 olukorras. No tal aega on, ei pea selle bländiga kiirustama. Saab rahulikult mängida.
proovisid Fakelandiga rahvast välja meelitada, see aga ei töödanud. Tulevad Kuuba ja Kiriku õpetaja hästi. Kiriku treidib selle raundi välja ja ei lähe nii kerge siin eest ära. Scoreboardil 7-8. Arno, mis sa arvad? Tuleb overtime? Tead, täitsa potentsiaali on. Täitsa lubav tundub selles mõttes, et overtime'i mõttes, et otseselt edasi-tagasi väga mäng on. Oi. Siin tehti väike kiirem piik. Jaa, käis Mardik, vaatas korra second miilis peale ja kohe 2 killid alla. No, nii kergel nagunii oli üsna madala ostuga round, et ainult boostolid nende poolt välja võeti, aga no, kui round juba nii algab. See on selge, et siit tõenäoliselt midagi ei tule ja Genesis võib ennast üsna rahulikult nüüd tunda. Küll aga ei tohi nad mitte ühtegi mängijat ära anda. Kui me vaatame Genesis Economit, no seal ei ole mitte mingeid reserve. 5 mängijat peavad siit roundist ellu jääma. Ja nii kerge ka teab, et ei ole Genesis rahaseis kõige parem. Ta rahulikult loodavad, et äkki keegi tuleb. Peale vaatama, Kain siin viimane hetk sai midist läbi, aga Mardik oli ikkagi kohal. Riks võtab viimase ja 8-8. Oleme tagasi liigis. Ja no, Genesis sai, mis tahtsin, nüüd on väike reserv ka olemas, ei pea enam sellepärast muretsema, et kui siin 4 mängijat raundis kaotame, et järgmine round osta ei saaks. Aga midagi kiiremat nüüd ka, nii kerge poolt, hästi kiiresti tahetakse banaanist läbi liikuda. Kõik õpetaja on aga ees, Molotov ei spreedinud päris temani välja. Saab see killi ja pääseb veel eluga ja sellega ka nii kerge oma plaani seisma paneb. Peavad asju natukene ümber mõtlema hakkama. No round algas, kui kõik väed banaani pandi, tähendab seda, et map jäeti tühjaks nüüd vaikselt. See vaatama. A-poole pagar. Kliirib rahulikult täpsid ära ja no seal teda mitte keegi vastu ei oota, et tasuta kogu selle mapi osa enda kätte saab. Tiim aga nüüd top miidi kogunenud ja hakkavad üles välja liikuma. Tuleb kõik need mängijad ära, aga siuke kui piik ei tööta. Kerge suguse meeskonna vastu Mardik. Suures liivast hoidmas, saab esimese. Ja treitakse ka tema mängi eelis. Genesis käes. Proovib midagi leida, aga pannakse talle ka smoke ette. Genesis peab nüüd seda raundi koos mängima. Kuuba. Esimesena liigub siit MP9-ga välja. Sihik liigub parem ja vasakul, ühtegi killi tema ei saa, aga kirikuõpetaja teeb töö ära. Defusib ka pommi ja Genesis läheb seda mängu juhtima. No nüüd on muidugi tiba kehv olukord nii kerge jaoks, ei ole siin korralikult raha, et osta. Peavad siin vist ikkagi püstol armoriga tulema, ma ei usu, et praegu siin force'ivad. Aga samas see tähendab seda, et Genesis jõuab topelt numbrite peale. Topeltnumbrid Genesis jaoks tähendab seda, et nad peavad seda raundi võitma ja kuigi relvastus soosib neid, ei ole see raundi võitmine mitte garanteeritud. No vaatame, kuidas läheb B-s. Kuube kirikuõpetaja lähevad B-lobi kliirima ja saavad lobi puhtaks. Pomm küll pääseb minema, aga
see pool mäpist on vähemalt nende oma, sama ei saa mööda ka top miidi kohta. Riks jääb siin vahele, Nunn peaaegu päästab selle olukorra ära veel. Kopikat ka vaja üles leida, kuld on otsas. Aga naat on olemas ja see... No mis asja, see läks ju otsa alla. Ju siis mitte. 19 eluga Kopikat veel elus. No siis on Gen 4 kätte saada, aga see oli lõks Kuuba poolt üles seatud. Bitist võtab ära viimase killi ja Genesisel 10 raundi olemas. Ainult 3 raundi vaja, et mäng ära võita. No, väike puhver on ka Genesisel raha mõttes tekkinud. Aga nüüd lähevad jällegi täis ostu vastu. Lõpuks ometi on AK-d. Kergelt väljas. Ja need AK-d teevad siin praegu tööd. Top mid on kätte saadud, B-mängijad Kuuba ja Kiriku. Kahekesti elus, aga täiesti positsioonist väljas. Kas nad üldse hakkavad nüüd 2-4 retiki proovima? Või lähevad relvi seivima? Nad läheb seivima ja no mulle meeldib see valik. Mulle meeldib näha, kuidas mängijad seivivad. Kuigi pro tasemel mulle ei meeldi, et seal seivitakse liiga palju, eks. Et 2014, ma räägin, oli ikka Titanite nippi oli hea vaadata, et mingi 2-4 olukord mindi proovima saiti retake'ida. Ja, et tänapäeval ma pean ütlema ka, et eriti Inferno on üks nendest näppidest, kus see nii-öelda matemaatiline lahendus, et iga kord, kui positsioonist väljas on, sa põhimõtteliselt seivid ja võin ise öelda, et iga kord, kui ma pean vaatama Infernot, siis ma ikkagi soovin, et ükskõik milline muu map on, sest lihtsalt map ise on aeglane ja sul ongi minut 30 on raundi. Nad teevad B-execute'i, 2-1 trade ja CT pool seivib ja sul on niimoodi on su 3 minutist elus läinud. Põhimõtteliselt. Ja nii ta on. Mina isiklikult olen see mees, et ma olen 1-4, kogu tiim ütleb, mine seivi, ma ei lähe mitte kunagi. Miks ma peaks? Ma tulin mängima, mitte seivima. Steven 03 tõesti minu häält on kuulda. Arnoga koos me siin stuudios täna oleme vähendatud koosseisus. Kommentaator Lens ütleb, et jõuab meile appi, aga ju siis midagi juhtus ja tema meiega täna liituda ei saanud ja kommentaator Mõngel on reisil, jõuab alles 2 nädala pärast. Siit taga top midist. Nii kerge läbi jõudnud. Taas kord. Said Genesisel ohud on, kui palju leiab siit Riks. Riks saab 2 tükki Mardikuga koos kätte, Kopikat on aga nüüd kohal, 1 kill oli enda oma, aga saab kätte ka Genesis mängijad. Kvant. Üksinda nüüd 3 vastu. Esimese killi saab kätte, aga Kuuba peaks selle olukorra ära lahendama. Ei oodan, et Kuuba ka nii lähedal on ja siit tuleb 11 round Genesise jaoks. Ja väga vabandan, et see hard lagib meil, ma ei tea, mis asi see on, loodame, et ta peab lihtsalt mängu lõpuni vastu, et neid raunde ei ole enam väga palju mängida. Iga raundiga kuidagi läheb hullemaks, et minimapi ka need asjad ei liigu normaalselt. Aga jah, õhtu on juba kätte jõudnud, kell hakkab 10 saama. Tegu on tänase päeva viimase mänguga, kes alles nüüd meiega liitus, siis pange follow. Minge vaadake, kui te juba follow panete, pange ka TikTokis, Instagramis. Mängud on meil iga nädal, iga pühapäev meistriliiga mängud, iga kolmapäev teisi liiga mängud ja iga esmaspäev teise liiga mängud, kui me saame piisavalt tiime kokku, nii et kes tunneb, et tahaks ise mängida, pange tiim kirja. Shailulu aga alustab killiga, Mardik on siit raundist väljas, Genesisel kindlasti pinge peal ja no seda pinget ainult kasvatatakse. Kappa saab ka siit 1 killi kätte, Kiriku aga leiab 2 tükki vastu ja stabiliseerib natukene seda olukorda. Kopikat ka veel langeb Kiriku väga hästi. Hoiab B-saiti kinni, pomm on ka ära nähtud ja Nunn leiab veel Shailulu viimasena järgi. Oma tiimi poole pealt ei taha ju Genesist lasta map pointi peale. 1-2 olukorras aega kõvasti mida mängida. Terve minut, aga pomm on Kiriku õpetaja valduses. Hea Kiriku õpetajal täis neitset ka. Saab veel
smoke ette panna, Molotovi visata, flashida ja tegelikult Rixil on ka veel üks smoke, et siit on võimalik hoida küll, aga Rix ei saanud mitte ühtegi naati ära kasutada. Ja nüüd kirikuõpetajal küsimärgi koht, et kas ta tahab nüüd smoke'i ette panna, oma asukoha ära anda või mis ta siit praegu teha tahab. Läheb fightima 34-ga. Ei tee hetkel midagi, saab Molotov ette. 24 sekundit. Shailulu peab siit smoke'ist läbi liikuma, tal ei jää muud võimalust. 12 sekundit. Kirikuõpetaja targalt juba. Taganeb saiti välja, Shailulu saab selle pommi kätte ja no siin ei ole enam aega, et läntida. Täpselt mõni sekund ei puudu. Läheb hoopis killi otsima, kirikuõpetaja targalt peidab ennast ja võtab veel pärast aega selle killi ära ka, ei ole ei raha ega relvi nii kerge jaoks. Ja 12-9. Genesis seda mängu juhtimas ja väga-väga keeruliseks läheb nüüd nii kerge jaoks. Enam ühtegi raundi kaotada ei tohi, 3 raundi vaja saada, et mängu overtime'ile viia. Aga kuna Shailulul suri siin pärast timerit, siis ei saanud ei raha ega relva. Seda Tech9-iga tema siin mängima peab, aga no võib-olla sellest piisab. Tech9-iga saab ka esimese killi kätte. B poolt 2 killi. Nad ära võtavad, no smoke on ees, ei julge hetkel läbi hüpata, aga see on ainult sekundite küsimus, mida smoke ära feidib ja tohutu map controlli nii kerge enda kätte saab. Ja põhimõtteliselt ka top midist on neil võimalik läbi liikuda, mitte keegi midi peale ei vaata. Jess on otsustanud panna 2 mängijat eesse ja jätta Mardiku üksi aasse ja hetkel tundub, et see on õige valik, arvestades, et 3 nii kerge mängijat B pool teel on B-saiti hoidmas. Riksen on Molotov ja flash 2 peale kasutada. Shailulu. Kes saiti liigub ja jääb siin praegu Rixile vahele. Ei tule ka treidi. Molotov alla, aga Rix liigub veel edasi. Rix rohkem kille ei saa, kas Nun lõpetab selle raundi ära. Kopikat nüüd viimasena järgi. Lurker A-poolt leiab killi ülesse ja nüüd on tegelikult 1 versus 1 olukord. Kopikatil aga 13 elu ja sinna Nun kuuleb ära. See peab Nunna raund olema. Ja Nun teeb seda 13-9. Genesis hooaja esimese mängu võitnud ja palju õnne Genesisele. Ja sellega on ka meil tänane päev läbi saanud. Kõik 4 mängu on meil ära mängitud. Suur aitäh kõikidele vaatajatele, kes te meile kaasa elasite.